Lea räägib juba telefoniga, tema räägib väga pikalt. Hakkab olevast tullu, et ma saan siis... Ei, no tema ka rahuneb maha, ma tunnen teda, tema nüüd närveerib, kuidas te saate ja kui ma ütlen, et ma annan võtme, siis ta teab, et te saate üles. Nüüd ta räägib teise Leale kindlasti, et te helistasite ja te tulete tema juurde. See käib meil nii ja siis kohe tema helistab Leale või Lea helistab mine, ringkond saab täis, kõik teame teine teisest. Ega Leo muuseas 1 aasta meist vanem. Ta on 92. Juba 93? Jaa, Leo on 93. Ja ma pean ütlema, et ta on tragi. Ta on tragi. Ta käib väljas, ta käib turul. Ja tal meeldib turul käia ja temad peab saama, tema tahab loomaliha, värsket loomaliha, poes ei saa. Tema läheb turgu ja toob endale loomaliha. No, ta nii kaua räägib. Me väga tihedalt helistame, väga tihedalt. Mina räägin teist muidugi. Ja kui te käite Lea juures, siis ma kuulen tema arvamust ära teist. Me oleme alati nii, uudiseid kõik räägime ära siis, mis on vahepeal juhtunud meiega. Telefon. Tere! Kuule, mul on täna suur külaline, et tuli uurima, kuidas ma elan ja mida ma teen ja kõik. Üks noorek on Inglismaalt. Ta võtab veel filmida ja ma ei tea, mis värki teha kõik. Ma alguses käisin juudikoolis, sellepärast need ongi need kooli, et Lea ja Mali. Ja Siimann olid kõik Tartu lapsed, aga mina olin ainult 3 aastat käinud. Mille jäänud ma läksin Saksa kooli. Ma olen Saksa koolis käinud. Aga päriselt ma ei lõpetanud, see on jälle sõda hakkas päälle. 8 klassi mul lõpetada. No aga palju ei tahtnud minna. Mina ei tahtnud ka minna. Veld ütles kohe esimesena tapetakse ära. Ja me läksime Suvatsi SSR-isse. Ja seal me olimegi 4 aastat. Fašistid tapsid lihtsalt ära kõik juudid kohe alguses. Selle tõttu me pidime, otsustasime ja põgenesime hommikul ära. Õhtul, öösel pakkisime mingid asjad kokku ja niimoodi. Mina elasin Usbekistanis, Ferganas ja pool aastat Venemaal ja Ljanovskis ja kolhoosist ja minul on ja mitu kuud vagunites, loomavagunites koos täitüüfuse haigetega. Me kraapisime oma täisid, igal õhtul võttis iga inimene seal loomavagunist ennast paljaks ja me tapsime täisid. Meeldiv. Ja 3 inimest meie vagunist surid täitüüfusest. Minu õemees, aga tema vend ja Siiri isa, tema päästis meid küll sellest sakslaste surmast, aga ise sai Kesk-Aasias surma täitüüfusest. Ja minu õemees sai surma Muhu saarel, Viini otsas, nemad 2, kes meid päästsid.
See on Tartu Lea minu sõbranna. Ja vot selle juurde teie lähete Tartus. Vot selle juurde. No, tee uks lahti. tere! Tere! Kuidas läheb? Kuidas läheb? Hästi? Normaalselt. Mina üldse jäin maha. Minu see ema ja vend ja isa sõitsid ära. Mina sõitsin 6. Tartust ära ja Narvast olime 15. Meid pommitati. Ja te saite haavata? Ja. Aga väga vähe. Ja siis seiklesin väga palju seiklesin, kuna mina leidsin vanemad. Vanemad leidsin septembrikuul. Seda võib-olla 1 kuu seiklesin. Meie evakueerisime Tartus, me olime viimased, sellepärast, et minu kadunud isa keeldus kaasa tulemas, aga ta oli halvatud. Ja meie jälle ei võinud teda jätta siia halvatud inimest, et viidast nii palju aega. Läksime nii, et täna läksime ära päeval ja õhtu tähendab lõhati sillad, nii et viimasel momendil ja meie saime ära minna siit meie pere, mitte vaguniga, aga see oli sõjaväeplatvormid lahtised. Ja me sõitsime nii, kuni Mga on olemas niisugune jaam, see on vist Pihkva ligidal. Ja seal tulid saksa lennukid peal ja me olime nii Paljada. Ja rünnati, tähendab, tulistati, aga meie perest ei ole keegi viga saanud selle tagajärjel. Ja loomulikult ei oleks elu ilmaski ära sõitnud, kunagi ei oleks tulnud niisugust mõtet, et ma sõidan ära Eestist. Kas ma katkestan? Öelge, kui te ei taha, et ma... Ei. Kui te räägite minuga poole tunni pärast, on täpselt samasugune lugu. Mul on väga südamas Eestimaa. Küll mina olen huvitatud, kuidas see film või see nali välja tuleb. Vast ikka tuleb hästi, loodame. Teie rääkisite väga hästi, et ma loodan, et mul ka kõik tehnika töötab ja... Muidu ma ei ole fotogeeniline, ma tean seda. Ja sellepärast mina ei armasta pilte enesest kellegile kinkida. Ups. Ma olen varastanud ka oma elus. Varastasid ma seada. Iga õhtu toitis perenaine, kus me elasime oma siga. Ja mina vaatasin, mis asja ta seale süüa annab. Tampib kartulit ja jahu ja mis seal kõik oli. Ma mõtlesin, jumal, see on ju väga hea söök. Ja siis ma käisin ja mul olid pikad püksid, niisugused treeningpüksid ja ma võtsin seal seatoitu. Varastasin, panin pükstes sisse sinna kummiga. Aga siis ta oli ikka nagu nälg kogu selle aja, kui... Oi jumal. Oi jumal. Ma ainult mõtlesin, need ohvitseriprovad käisid niisuguste võrkudega. No meil 2 siin ja seal oli 2-3 pätsi leiba. Teate, mul hakkasid käed värisema, kui ma nägin, nad käisid linnas 3 pätsi leiba.
Ja ma mõtlesin, kas tuleb niisugune päev, kus ma söön kõhu täis leivaga, ma enam ei taha. Tuli. Siis kui tagasi Eestisse? Jah. Oikein tahtsime koju takaisin kõik, kes saab olla kuskil Venemaal veel. Puid ei ole, õllehetega pead kütma, noh. Oli raske. Kuidas te pärast saite oma sõbrannadega siis kohtusite pärast seda evakueerumist? Lea otsis mind üles, Lea Muskad. Ja koputab selle lukse peal, mina vaatan ülevalt alla, issand taevas. Ma ütlesin, Lea, tema ütlesin, ja, mina. No tule üles, issand taevas, no nii hea meel oli kokku saada. Siis Lea ja Maali, minä iga pühapäivä oli mul priom. Aga nüüd on vanaks jäänud ja Lea on haigetud ja enam käia ei saa. Muidu iga pühapäev tulti minu juurde. Aga nüüd, kuna Leal on ju farks olnud ja sult olnud, tuu enam väljas ei käi ju, tuu on ainult kodus. Järgmine laupäev on meil Puurimäe on. Siis tuleb kohvikusse lähme. No, siis saame koos olla. Ну, маленький. Я думал, сначала не клоп, но не клоп. Но такого размера. Я очень рада, что с трудом. Do, nen, dos i dale, in panzer dale, do dale, oj,